Ja Paul Tammert on meil ka stuudios. Tere õhtust! Tere õhtust! Teid ja teie äritegevust mõisteti siis Riigikohtus kõige kõrgemal tasemel täna õigeks, mis plaanid teil äritegevuse jätkamisega on? Ma ei nimetaks seda äritegevuseks, ma nimetaks seda heategevuseks. No heategevusega. Kas te plaanite heategevusega jätkata? No, keeruline küsimus. Ei oska öelda. Hea küsimus. Soovijaid nagu on, aga ilmselt tuleks enne uuesti proovida ring vähemalt politseiametiga või PPPA-ga nii-öelda uuesti arutada. Eelmine kord, kui ma küsisin, siis öeldi, et kui vana inimene sureb ilma vägivalla tundemärkideta, siis see meid ei huvita. On siis tänase päeva jooksul, te just ütlesite, et soovijaid on siis tänase päeva jooksul juba ka teiega ühendust võetud? Ei, täna ei ole, aga Facebookis seal oli mõningaid, et sooviks tulevikus kasutada. No see meetod, mis te kasutasite, oli, eks ole, gaas. Te kasutasite gaasi, te sättisite kõik inimesele valmis ja läksite ise teise tuppa. Ei, no üldse välja. Minema ära, sest teie ei soovinud, ei tohtinud olla seal, aga te filmisite kogu protseduuri. No ma panin filmi, tähendab, selleks, et tõestada, ütleme, et kui tekib konflikt, sest põhimõtteliselt tegelikult kogu minu tegevuse eesmärk oli saavutada õigusselgus. Ehk, et miks ma nagu pöördusin ametlikult, eks ole, täiesti ametliku kirja või päringuga, eks ole, Sotsiaalministeeriumi poole, siis pöördusin prokuratuuri poole. Enne tegevusega alustamist siis. Ja siis ka meedias kuulutasin ja ega ma ei planeerinud üldse seda. Aga lihtsalt, et kui sa oled järsku olukorras, et ühelt poolt, eks ole, nagu soovijad on olemas, sest ise televisioonis kuulutasid ja teiselt poolt nagu õiguslikku takistust ei olnud, siis ei olnud ka nagu ühtegi põhjust nagu keelduda. Ja siis tuligi nagu. No selleks peab vist ikkagi päris kõva nagu vaim olema, et mitte keelduda, kui inimesed tulevad teie juurde, et hea Paul, mul on soov siit ilmast lahkuda ükskõik mis põhjustel ja ma tulen tagasi selle video juurde, et te võtsite selle ülesse, kohtus ka ju ühte videot kasutati ebaõnnestunud katsest ja te vaatasite hiljem neid videoid? Jah, vaatasin. Mis tundega? Kas teil on vanemad olnud vanadekodus või hospiitsis? Ei ole, jumal tänatud, ei ole. Aga kui teil oleks see kogemus, et minu ema oli, eks ole, 3 aastat vanadekodus ja lõpuks oli seal dementsete osakonnas ja isa oli sellise kapsana veeti ringi väärikalt, eks ole, meeste rahvas, eks ole, veetakse voodiga ringi, tõstetakse üles, kooritakse paljaks, et siis pestakse ilusasti puhtaks, eks ole, siis pannakse jälle riided selga ja siis viiakse jälle voodiga tagasi. Et mina ei nimetaks seda väärikaks vananemiseks. Aga see, mis teie seda nägite, see, mis te tundsite, kas te siis tundsite, et te pakkusite inimesele tegelikult väärikat lõppu ja kergendust? Jah, vaata, ütleme niiviisi, et ma ei ole üheski kirikus, aga ütleme selles mõttes ma lähtun nagu moraali põhimõtetest, et tee teisele seda, mida sa tahad, et sulle endale osaks saab. Mina tahaks siukest asja enda saada. Ma arvan, et ma pean küll ise endale osutama seda. Et selle tõttu ma nagu ei leia, et kui ma aitasin inimestel vabaneda sellistest piinadest, nagu ema ma kahjuks ei jõudnud seda teenust pakkuda, et siis selle tõttu, mida selles halba on. Et kui kuskil on kui üldse mingi sadism või põrg on olemas, siis see on just see, eks ole, kui ühed inimesed käsivad teistel inimestel elada, piinelda oma kehas. Me poliitikud kõik ütlevad, et me abistame, et me anname, eks ole, neile valuvaigisteid, kui paljudes vanadekodudes neid valuvaigisteid pakutakse. Ja isegi kui seda valuvaigist, füüsilise valuvaigistust pakutakse, siis seda vaimset piina ei ole mitte kuidagi võimalik. Aga kui teie juurde tuleb näiteks 30-ne, nagu mina olen ja ütleb, et ma olen oma kehas piinades? Ma panin, ütleme, tegelikult oleks võib-olla lihtsam olnud see, et oleks teinud annetuse ja lihtsalt andnud. Aga kuna ma tahtsin just nimelt õigusselgust saavutada, siis selle tõttu, eks ole, ma tegin ka just nimelt ametlikult sellise lepingu, eks ole, et ma osutan teenust ainult vanuritele või parandamatud haigust põdevatele inimestele. Ja seda kasutas siis prokuratuur süüdistuseks, et kui sinu lepingus, et sa osutad teenust ainult vanuritele, et siis see on nii-öelda meditsiiniline vanuritele osutatud või gerontoloogiline teenus. Me oleme teie kaasuse näitel väga palju sellest nüüd rääkinud. Kas te usute, et ka see Riigikohtu võit siis muudab meie ühiskonnas midagi? Ma loodan. Et viib meid väärikale lõpule lähemale? Ütleme niiviisi, et kui enne oli nii-öelda, kui poliitikud korraldasid siin igasugused neid vestlusringe, siis kui te olete neid vaadanud, siis need kõik lõppesid resumeega, et me ei ole selleks veel valmis.
siis nüüd on neil selg vastu seina, eks ole, ja noh, üks võimalus, et tõepoolest, et võib-olla ma peaksingi hakkama osutama teenust, et siis neil, et kui nad ikka veel venitavad. Tänan stuudiosse tulemast, Paul Tammert. Läheme välismaale. Ukraina hoiatas välisriikide sõdureid osalemast Venemaa 9. mai paraadil Moskvas, sest see tähendaks vastutuse jagamist ukrainlaste mõrvamises.